Hello, how you doing? Väga hästi, thank you for asking. Marti! Tere tulemast tagasi Liina sellele toredale kanalile, mille ma olen võib-olla kergelt öeldes siis natukene hüljanud. Palju on juhtunud, palju on toimunud. Ma ütlen lihtsalt hetkele, et palun ärge pingestage mind siia kanalile uploadimisega. Üks väikene võlg on ka mul veel teie ees ja see on siis NYX Cosmetics Baltixi loosi võitja ja see on ekraanil siin. Aitäh teile, kes te jälle osalesite. Very thank you. Aga nüüd tänase video juurde. See tuleb selline rahulikum sit-down video. Mina ka siin dressipükstes olen. Panin üles mõni hetk tagasi pildi, kus mul oli septum väljas. See oli vist esimene pilt, mis ma üldse kunagi septumiga endal teinud olen või niimoodi Instagrami pannud. Ja hästi palju kommentaare sain selle kohta ja eraldi oma DM-idesse, kus sa tegid seda, palju see maksis, kas see oli valus ja nii edasi. Nii et ma otsustasin kõik selle kokku ühte videosse panna, kus ma siis räägin enda neetidest ja tätoveeringutest. Kui sind vähegi peaks see teema huvitama, siis keep on watching. Ma arvan, et võiks alustada äkki neetidest. Kõigepealt kõige esimesed needid, mis ma tegin, oli need alumised kõrvaaugud, mis ma arvan, et enamasti on kõigil. See on see basic, kõige esimene need, mis kõik teevad alati. Ma päris täpselt ei mäletagi, millal ma tegin need. Ma olen neid teinud vist äkki 3 korda kokku, sest mul on need alati mädanema läinud. Ja nendega ei ole mul kõige paremini läinud, aga ma lihtsalt mäletan, et need ei olnud väga valusad teha. Pigem ongi lihtsalt see, et sa pead hoolitsema nende eest hästi korralikult, kui sa teed endale. Nende kohta mul ei olegi väga midagi rohkemat rääkida. Samamoodi ma olen teinud endale siia alla veel 2 auku ühele poole ja teisele poole samuti 1 augu veel juurde. Siin on mul vahva 1 rõngas läbi 2 kõrvarõnga. Mul on väga random ehted hetkel ka kõrvades, nii et very sorry about that. Ma lihtsalt ei ole viitsinud sellega väga palju vaeva näha. Nendega samamoodi, need on mul tehtud siis püstoliga, kuigi tegelikult ma tean, soovitatakse teha nõelaga ja nõelaga on kõige parem teha. Edaspidi palun minge kohta, kus tehakse nõelaga neete. Mina olen teinud needid Alternatiivas Tallinnas. See on koht, kus tehakse seda väga hästi ja mina soovitan seda 100-ga, kui sa mõtled endale mingit neeti teha. Järgmine oli mul siia ülesse. Ma ei mäleta, kus tehti. Ma mäletan, Pirita Selveris oli kunagi mingi koht, kus sai teha mingi ilusa longi moodi koht. See oli vist päris ammu, ma olin mingi 13. Ja ma ei teadnud samamoodi väga needistamisest mitte midagi. Ja seal tehti samuti püstoliga, aga kui sa teed endale ülesse kõrvaaugu ja see tehakse püstoliga, siis seal on hästi suur oht, et see võib päris valesti minna. Ma tean, et see on inglise keeles cartilage. Igatahes, sul võib põhimõtteliselt kõrv pooleks minna, sest et püstol tekitab, sest nagu ta surub jõuga läbi selle seal. Esimene mul tehtud püstoliga, kui ma olin kusagil 13-14 ja teine, mul on 2 tükki siin üleval, on tehtud nõelaga. Ja selle ma tegin kusagil aastake tagasi koos Martiga. Martil enam ei ole seda kahjuks seal üleval, kuna tal läks see vist ka kuidagi pahasti. Valu poolest alumised 10 palli süsteemis olid mul kusagil 2. Pigem see hirm oli nagu suurem, aga ülemised, ma ütleks ka, et need ülemised ei olnud ka üldse nii valusad. Ma arvan, et mingi 3-2 maksimaalselt. Need olid jah väga nagu mitte valusad teha. Pigem see ongi just see paranemisprotsess, ehk siis sa ei saa nagu magada otseselt selle kõrva peal normaalselt, mis võtab veidi harjumist aega. Järgmine, mis ma tegin endale kõrva, oli Industrial. Ja Industrial on see, mille kohta ma saan tohutult palju küsimusi iga kord, kui mul kusagil stories või kusagil seda näha. Industriali ma tegin, kui ma olin just saanud 18. Selle tegemine, see ei olnud üldse valus nagu. Ma ei saanudki aru nagu, et ta oli selle ära teinud, kuigi ma tohutult kartsin seda, kuna see toru iseenesest on nii lai. Ma olin nii kindel, et see tuleb kõige valusam asi, mis ma kunagi olen läbi elanud. Aga see ei olnud üldse valus ja pigem oligi see, et ma lasin selle ära teha. Ma hullult otsin hinge kinni, mul oli sõbranna kaasas, ma otsin tema käest kinni terve aeg. Ja siis mõtlesin korraga, okei, kas nüüd äkki teed? Ja siis ütles, et ei, mul on juba tehtud, sellepärast, et ta surub sul nende tangidega. Ta surub sul nendega nagu seda, hoiab kõrva kinni, ta põhimõtteliselt fikseerib selle koha ära. Ja siis ta juba sellegi nagu pigistas nii kõvasti, et nagu sa tunned survetunnet, aga sul ei ole nagu otseselt valus ja sellepärast ma ei saanud ka aru, millal nagu ta selle oli ära teinud. Aga see kõik muutus siis, kui ma läksin õue, mul olid juuksed kinni ja siis korraga tuuleiil puhus mu kõrva peale ja siis ma olin nagu see on päris valus. See oli tõsiselt siis, kui hakkas kõik allamäge minema. See paranemisprotsess oli nii pikk ja see võttis nii kaua aega. Ma arvan, et see võttiski äkki mingi aasta aega kindlasti. Ja see ongi see, et sa ei saa selle peal magada, see jookseb sul võib-olla verd. Ja siis see nagu paranemisprotsess, ütleme nii, on mingi 7 palli 10 valu poolest. Järgmine viimane neet, ütleme siis nii, on mul septum ja septum tuleb mul siit välja. Ma kannan septumit, aga ma lihtsalt ei näita, et ma kannan seda. See on selles mõttes hea, et ma saan seda nii lihtsasti ära peita. See ei häiri mind, kui see on mul üles keeratud. Ma lihtsalt pean tegema niimoodi.
ta ongi läinud, ta istub siin nagu U-kujuliselt siin üleval mul põhimõtteliselt. Ja siis kui ma tahan teda kanda, ma lihtsalt tõmblan ta endal välja. Ma tegin septumi 2017 aprillis ja minu suurim viga oli see, et ma lasin selle alla jätta endale esialgu. Hakkasin seda ise üles keerama nagu kohe pärast seda, kui see oli mul ära nedistatud ja see ei olnud väga tore protsess, sellepärast et esialgu sa võib-olla ei tea kõige paremini, kuidas seda üles keerata. Ja siis ma olin see, et ma olin näinud, kuidas inimesed seda teevad YouTube'is, ma olin vaadanud mingi tohutult tutoriale ja asju ja see oli nagu see, et ma lihtsalt üritasin seda niimoodi lükata, aga ilmselt see koht on sul nagu valus ja niimoodi surudes see ei lähe sul mitte kusagile. Ehk siis see ongi see, et sa pead tegema seda hästi koledat nagu ja nagu suruma nagu selle nagu läbi siit. Ja siis ta läheb siis hästi kergesti, kui sa niimoodi teed. Ma hakkasin seda tegema ja mul hakkas nii halb, et ma arvalt minastasin ära. Aitäh, Hanna, et sa olid minu kõrval see hetk ja hoidsid mu kätt. Aga kuidagi ma selle lõpuks endale ikkagi üles sain. Not a fun process. See tegemine oli päris valus, sellepärast, et ta läheb ikkagi, silmad hakkavad sul vesistama. Ma ei tea, paranemine minu arust ei olnud nii hull, kui selle tegemine oli. Ikkagi puhastad ilustada ära ja kui ta on sul üles keeratud, siis tal on nagu parem paraneda, sellepärast, et ta ei liigu sul nii palju ringi, kui ta sul siin väljas on. Nii et kui see oleks ebamugav, siis mul ei oleks seda, sellepärast, et ma ei salli asju, mis on ebamugavad. See vist hetkel mul kõik neetide koha pealt, ma korra näitan veel, kuidas ma ta üles keeran lähedalt ka. Tada! Hästi kole, näpud ninna. Edasi minnes tätoveeringute juurde. Tätoveeringuid ma ei ütleks, et mul on nagu väga palju, aga mul mõned on. Esimene tätoveering oli mul Infinity märk, kus on love sees kirjas ja see oli mu kõige esimene tätoveering ja selle ma tegin koos enda emaga, nii et mu emal on teisel käel täpselt samasugune märk. See oli kuidagi selline hästi tore ema-tütre matching tätoveering ja ma tegin selle, kui ma olin 16. Kui sa mõtled endal tätoveeringut teha, siis palun mõtle enda jaoks hästi pikalt ette ja läbi ja väga põhjalikult, sest et see on asi, mis sul läheb terveks eluks. Nii et palun lihtsalt võta aega ja mõtle ja ära torma tätoveeringutesse pea ees. Disclaimer tehtud, võime edasi liikuda. Ma esimest tätoveeringut kartsin päris korralikult, aga see oli kusagil 10 pallisüsteemis. Ta käis nii ruttu, ta on nii väike selles mõttes, et ma arvan, et ta oli mingi 5 vahepeal maksimum, kui nagu ära täitmise koha pealt teeb nagu ühe sama koha pealt mitu korda. Nii et ta ei olnud üldse tegelikult nii hull, kui ma arvasin. Järgmine tätoveering oli see, et ma tegin selle vahva roosi siia juurde ja sellega mulle lihtsalt meeldis see. Mul ei ole mitte midagi öelda, mulle meeldivad roosid. Ja siis ma olin ka, ma arvan, et äkki 17, kui ma tegin selle. Mu ema teadis sellest, kõik oli läbi rääkinud, see oli fine. Täna kindlasti teeb nagu sellised otsuseid ilma oma vanemateta, kui sa oled alajaline. Tegelikult kõik kohad küsivadki vanema luba ja mina käisin neid 2 tegemas siis sellises kohas nagu Tallinn Tattoo Center. Selle roosi tegemine võttis aega kusagil 2,5 tundi, ma arvan. Selle tegemine oli mul päris valus, ma arvan, et vahepeal ikkagi lõi, ütleme nii, 8 või 9 isegi 10, sellepärast, et mida kauem sa teed tätoveeringut mul ühe koha peal või samas piirkonnas, seda rohkem see mul paista läheb, aga tätoveeringud ei peagi olema mitte valulikud, nii et sellega sa pead arvestama. See oli mu teine tätoveering. Edasi järgmised pisikesed tätoveeringud, mis ma tegin, selline noodivõti ja samamoodi on mu siin külje peal siis selline võrdusmärk. Ta on kulunud mul päris palju küll ära, sellepärast et selle koha peal üldse tätoveeringud ei taha püsida, kuna nahk uueneb seal kogu aeg. Selle ma tegin siis, kui ma olin Eesti Laulude saanud, kuna see oli hästi suur selline milestone, ütleme minu jaoks, kuna sealt kõik alguse sai. Võrdusmärk on üleüldiselt minu maailmavaadetega läheb kokku. Ehk siis mulle meeldib, kui kõik on võrdsed. Ma ei hakka sellega rohkem selgitama. Mulle meeldib võrdsus lihtsalt. Nende tegemine, kus juures oli päris valus. See oli reitselt valus, need 2 kriipsu. Selles mõttes, et see on sul otse kondi peal, seal on mitte midagi vahel ja siis sul ongi selline tunne, nagu see tätoveerimismasin lihtsalt läheb sul nagu otse vastu konti. Aga õnneks ei kestnud kaua, need on ainult 2 kriipsu, nii et ma arvan, et selle ma annaksin, võib-olla olekski 9-10 valu, võib-olla 8,5 ja noodivõtmele ma annaksin 5. Järgmised tätoveeringud. Mul on selline vahva hai siin kõrva taga. Te olete kindlasti näinud võib-olla mõnes videos, aga kindlasti olete Martil teha seda näinud. Meil on Martiga siis matching tätoveeringud, aga mitte nagu selles mõttes, et oh my god, I love you so much ja kõik see muu bullshit seal juures. Vaid pigem, kes siis teab, ma alustama videoid haiga ja lisaks sellele see hai pigem sümboliseeribki meie praegust
elufaasi, seda tööd, mida me teeme. Ma loodan, see selgitas seda hästi. Seda oli selline enam-vähem okei teha. Ma ütleks ka, et ta oleks kusagil 6 punkti 10-st, et ta ei olnud kõige hullem kindlasti. Ja samal korral ma tegin ka endale käe peale number 14 ja see on siis minu maja number, kus ma kasvasin üles. Ma kuidagi tahtsin, et mul oleks tükike kodust minuga alati kaasas, ükskõik kui vana ma olen, ükskõik kus ma kunagi elan. Järgmine, mis ma lasin endale teha, mis oli siis natukene suurem, see oli siis minu hirveke siin. Ma armastan tohutult. Selle tegi siis kõik need alates sellest 14-st haist ja hirvesti kõik see on teinud siis Karmeli, kes töötab Mama Spray tätoveerimissalongis. Ma nii armastan seda, sellepärast et ta sümboliseerib lihtsalt kuidagi minu armastust loomade vastu, mis on mul tohutu. Ma armastan loomi rohkem kui inimesi vahepeal, ma arvan. See on kuidagi selline vahva sõber, kes on ka minuga kogu aeg igal pool kaasas. Selle tegemine kusjuures oli selline enam-vähem, kõik ikka vahepeal päris valus. Mida rohkem ta läheb nagu kondi peale, seda valusam see on maksimaalselt ütleme nii 5. Võib-olla vahepeal 7 valupunkti 10-st. Ja viimane tatoveering, mis ma tegin, oli mul siis minu vennaga samasugune tatoveering. Seal all on mäed ja minul on väike vanker tatoveeritud ja temal on siis suur vanker ehk siis nagu väike õde, suur vend. See oli minu venna esimene tatoveering ja mul on nii hea meel, et ma sain talle teha selle sünnipäeva kingiks. Mul vist ongi nüüd kõik. We made it! Yes! Tšau! Ta on nii väsinud lihtsalt. Aitäh, et te vaatasite seda videot. Ma loodan, et teile ikkagi jätkuvalt meeldivad mu videod, mis sest, et need ei ole väga midagi erilist. Love you all. Ciao! So I sing like there's no